Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, kuidas suhtub teisse inimene, kelle peale mõtlete. Vaatame. Kuidas suhtub teisse inimene, kelle peale te mõtlete. Kõigepealt vaatame, mis energiates olete teie. Teil on praegu üleval mingisugused sisemised hirmud, mis panevad teile blokid peale, takistused. Teil on hirm saada haiget. Aga kohe-kohe on teie elu täielikult muutumas, tuleb teie ellu täiesti uus etapp. See on sündmus, mis on juba ammu justkui teie ellu määratud. Ja see on midagi sellist, mis on tegelikult teie jaoks positiivne. Te olete tugev naine. Te suudate ka teisi kaitsta. Ja te olete alati kuskile teel, alati midagi tegemas. Teil võivad olla sellised vaimsed teadmised. Te võite olla varjatud naine, kes alati kõiki oma asju ja mõtted ei räägi kõigile välja. Teile meeldib vahepeal olla ka rõõmus, seal koos sõbrannadega näiteks lobiseda, nautida selliseid koos olemisi. Aga jätkuvalt näitab, et teile meeldib kuskil käia, kas või üksinda, kas või looduses. Lähete kas või jalutama. Mingit oma tööd oskate te hästi, aga te olete samas kurb, kuigi tahate seda tööd südamega teha. Võib-olla seda tööd peate tegema nii palju, et võib-olla see kurvastab teid. Teie aktiivsus on praegu justkui pandud pausi peale. Et kui läheb ära soojemaks, siis teie energia, teie armastus, teie tunded saavad uuesti liikuma minna. Ja võimalik, et teil hästi tugevad mõtted on kellegi noormehe peal. Ei, see ei ole isegi noormees, see on ju kuningas ise. Siin on ta lihtsalt pilt on nagu noorem oleks. Kellegi tulised mõtted on teil mehe peal, kes teid armastab. Võib-olla te ei taha ise ka tunnistada, et teil on ka tema vastu tunded. Aga praegu on kõik nagu sellises nagu varjusurmas, et justkui midagi praegu teie elus ei toimu. Kuigi kaardid näitavad mingi suur sündmus, teie jaoks elu muutev on varsti nagu tõeks saamas, teie ellu jõudmas. Nii. Aga see mees, kelle peale te mõtlete, vaatame, mis energiates tema on. Mõelge palun tema peale. Või öelge mõttes tema nimi. Selle mehe energiad. Tema on mees, kes alati tuleb kui võitja. Talle meeldib ka tähelepanu. Talle meeldib ka asju lõpule viia nii, et ta näeb, mis asjad ta on valmis teinud. Ta on abivalmis inimene, ta aitab inimesi alati, kui keegi palub. Aga tal on ka mingisugused oma hirmud. Praegu ta võib-olla ei maga eriti hästi öösiti. Ka temal on käsil väga suured muutused. Ta võib olla täiesti vaba mees. Aga ta armastab ka, ütleme nii, et tal on sunnitud üksindus, eks ole. Ta ei ole seda ise valinud, tal on sunnitud üksindus. Aga see võib-olla aidanud temal kui mehel jõuda endas võib-olla palju paremale selgusele. Ta on praegu armunud. Ja see armastus ei ole praegu tekkinud. Ta on juba tekkinud minevikust, juba varasemast ajast. Ja praegu ilmselt ta astub väikseid samme selle armastava inimese suunas. Või et seda armastust siis kuidagi muuta nagu veel reaalsemaks.
ta teeb vaikselt mingisuguseid ettevalmistusi mingiks täiesti uueks sammuks, mingiks uueks asjaks. Siin võib olla veel natuke sihukest segadust, et täpselt ei tea, mis ma edasi pean tegema, et natuke segane on mul see asi siin veel. oli 2 kaarti, müntide kuninganna ja müntide 9. keegi naine, kes on võib-olla praegu abielunaine. Kusjuures see mees vahepeal unistab, et teie oleksite tema naine, külluslik naine. Aga see olukord praegu on natuke pea peale pööratud, ei ole päris nii, nagu see mees soovib. Mõtleb hästi palju teie peale. Ja ta nii kujutab ette, kuidas te olete kõrvuti, aga praegu ta nagu näeb, et ta nii igatseb teie järgi. Ta tahaks olla kogu aeg teie juures. Teie olete tema selline südame nagu salanaine või? Tohutult nagu igatseb praegu teie järgi. Kui me tundsite selle mehe kirjelduse ära, siis see video peaks justkui käima teie kohta. Nii, kuidas suhtub teisse inimene, kelle peale mõtlete? Ta tahab teid aidata. Ja kusjuures ta tahab teiega koostööd teha. Ta teab, et see asi saab nii olema. Ta on sellest täielikult kindel, et te saate kokku ja te aitate siin mingis, mis teil oma kokkulepped on. Ja ta tuleb nagu võidukalt teie juurde kohe kindlasti. Aga teda painavad mingisugused hirmud. Ta üritab lahti lasta mingid vanad emotsioonid, mis teda enam ei teeni. Tal on natuke see raske, aga ta üritab sellega tegeleda, sest see segab teda praegu ja päris tugevalt. Ta on natuke segaduses, ta täpselt ei tea, kuidas armastust teile avaldada, kuidas seda välja näidata, just välja näidata. Sauad on nagu tegemine, mingisuguse asja tegemine, liikumine on ju. Et see mees ei tea, kuidas armastust teile välja näidata. Aga armastab ta teid kohe kindlasti. Aga ta teab, et ta tuleb teie juurde. Ta teab, et ta on nagu tark, ta on kõik selle asja läbi mõelnud. Ja ta tuleb kindlasti kui võitja, et see asi teiega laheneb täielikult, sest teie olete tema õnn. Ta tahab vanast valust vabaneda ja teha seekord täielik kannapööre, sest see on täielik muudatus, absoluutselt nagu teine elulehekülg keeratakse. Ta on olnud nii kaua kaitses. Tal on olnud see hästi raske, kui ta teie peale mõtleb. Tema hirmud on need, mis takistavad nagu kiiremini liikuda, et võtta teiega ühendust, et luua teiega mingisuguseid uusi sündmusi on ju. Tema enda alateadlik hirm takistab seda. Aga ta tahaks pigem, et teie ka tuleksite temale justkui poolele teele vastu. Tal on hirm, et äkki te ikkagi ei armasta teda. Sest ta ju täpselt ei tea, kuidas teie temasse suhtute. Mida ta just praegu teist mõtleb, see mees? Mida ta just praegu teist mõtleb? Nüüd, kui te seda videot vaatate,
mida just sellel hetkel see mees teist mõtleb. ta kujutab ette, kuidas te üksteist aitate, teete mingisugust koostööd, kuidas see kõik läheb muutusesse ja see kõik on hästi külluslik, hästi rõõmus, täpselt nii, nagu teile mõlemale sobib. ta unistab teist. tal on plaanid teie suhtes. ta tahab võib-olla midagi valmis teha, enne kui teie kokku saate. tal on mingid suured plaanid, unistused, et kuidas ta teeb ja kuidas ta midagi valmis ehitab või noh, midagi siin on. ja kujutab ette, kuidas ta just praegu, kuidas ta nagu salaja tuleb ja noh, ütleme mõttes varastab teie seksuaalsust. Teie noh, tuleenergia on mehel, eks ole, et kuidas ta tuleb ja varastab armastust teilt. ta on selle peale väga-väga palju mõelnud, mida ta praegu mõtleb teie peale. ta kujutab ette, kuidas te mõlemad olete, kuidas tema kaitseb teid, kuidas te siis kahekesi lähete oma valitud teed edasi ja valite siis suure armastuse ja õnne. ta mõtleb, kuidas teie olete tema täht, kuidas ta teie eest võitleb ja teeb kõik selleks, et hakata liikuda teie poole. paki all on päike. vaatame, kuidas teie suhtute sellesse mehesse. kuidas teie suhtute sellesse mehesse. et üks asi, kuidas tema suhtub, eks ole. kuidas teie suhtute temasse? Teie suhtute teatud ettevaatlikkusega ja teil on tunded tema vastu. Te tahaksite ka tema poole nii-öelda liikuda, aga teil on mingisugused saladused või midagi on varjatud, te päriselt ei ole ennast temale avanud, te võib-olla midagi kardate. Teie suhtumine temasse. Suhtute väga hästi, teate, et on soe inimene, aga praegu teil võib olla kas siis armu kolmnurk või? Aga seda te nagu ei taha, sest see on see olukord, mis seob põhimõtteliselt teid nagu käsist ja jalust, eks ole, mis justkui olukord, mis nagu ei lase ka selgelt näha, eks ole, mis edasi saab. Sellepärast võib-olla ongi see ülemperest rinna, et võib-olla kui teil on armu kolmnurk justkui, et siis ja see justkui nagu blokeerib ära kõik. Ka teie tahate selle mehega koostööd teha, luua temaga pere. Siin on, sest te armastate mõlemad üksteist, ka teie armastate teda. Te teate, et armastus on vastastikune. Siin on kõik nagu koostöökaardid sellised ilusad. Kuidas te temasse suhtute? Te usute, et see mees muudab täielikult teie maailma ja positiivses suunas ja te saate ometi liikuda ära nendest kohtades, mis teile haiget teevad ja valu teevad. Samas see mees toob ka üles teie hirmud, teie valukohad, nad tulevad aeglaselt, lihtsalt teie alateadvusest tulevad nad üles selle mehe ilmumisega. Aga te teate, et kõrgemad jõud on selle kohtumise määranud. Te teate, et siit tuleb küllus, rahulolu, väga head asjad ja see tuleb täiesti nagu uus tee, täiesti uus suhe, täiesti midagi uut. Ja see tuleb positiivne, see ei tule negatiivne. Ka teil on tema suhtes kirglikud emotsioonid, kirglikud tunded, aga liigute edasi selliste väiksemate sammudega, eks ole, mitte kiirustades. Nii et teil on tegelikult üksteise suhtes päris sarnased, aga mees armastab teid rohkem. Te olete kuidagi nagu ebalev, justkui kompate maad, on ju.
aga see mees teab täpselt, et ta teid armastab. Tema ei kahtle selles armastuses, aga teie olete natuke kõhklev veel, ebakindel. Kas selle mehe ja teie vahel on perspektiivi saada perekonnaks? Kas teie ja selle mehe vahel on perspektiivi saada perekonnaks? Kohe praegu seda ei toimu, sest esialgu nagu see suhtlemine teil vaikuses või pausis, aga siis hakkavad asjad liikuma armastuse poole. Siin tuleb vahepeal läbi teha kellegi inimesega mingisugused seletused, mingid konfliktid tuleb läbi rääkida, et siis saab nagu rahulikult need vanad asjad, mis on vanad haavad, võib-olla südamehaavad, need saaks maha jätta. Tuleb mingi vaidlus, tuleb veel enne, kui te nagu päriselt hakkate koos elama. Praegu ongi see hirmu olukord, mis justkui panebki selle suhte teil nagu pausile hetkel, sest tuntakse hirmu ja olukord on ka justkui pea peale pööratud. No kui on armukolmnurk, siis on selge, miks on ju. Miks justkui praegu asjad ei liigu. Aga kas teil on perspektiivi saada perekonnaks? Kusjuures on tegelikult. Aga siin sammhaaval minnakse edasi ja tulebki võidukas lõpp ja tulebki tasakaal, sest siin tuleb hoida ka tasakaalu oma tegemistes. Näete, ometigi hakkavad teie plaanid, teie unistused hakkavad täituma. Tuleb muidugi veel ettevaatlik olla, kõik asju õieti teha, et mitte illusioonidesse astuda, aga siin tuleb müntide kümme, siin tuleb perekaart, nii et jaa, ma võin teile täiesti julgelt öelda, et teie suhe lõpebki nagu abieluga. Et selle mehega hakkate te koos elama. Enne peate veel mingisugused asjad ära lahendama ja siis saate koos elada. No see on niimoodi hästi lühidalt võttes. Kirjutage, pange like, kui teile video meeldis, kirjutage kommentaar, kui teil on ka midagi sarnast juhtunud. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui on uus video mul üles tulnud. Kes soovib oma isiklikele küsimustele vastuseid saada, kirjutage mulle aadressil piivo.rutt@gmail.com. Seal saame leppida kokku päeva ja kellaaja, kui teile sobib, ja teeme Messengeris videoseansi. Võite juba ette omale küsimused paberilehele enda jaoks üles kirjutada niimoodi punkthaaval. Et siis hiljem ei lähe teil meelest ära, siis on kohe hea vaadata ja kohe nagu lugeda, et mis küsimus seal parajasti just oli. Et see video muidugi, kus ma teiega eraldi tegelen, on tasuline. Ja siis ongi nagu kõik. Aitäh teile ja jääme jälle nägemiseni.